2, 1. Nii, okei. Tooksime siis jaotuse poolt alguses kiire raami ja siis liiguks edasi meie esimese kahe argumendi juurde. Nii, alustaks siis kriteeriumiga, milleks me saame ühiskonna heaolu. Nii, milline näeb välja siis selle inglise keele kasutuse laialdane levik? Me näeme, et see näeb välja sellisena, et inimesed, ehk siis peamiselt noored, kasutavad igapäevases vestluses väga palju ingliskeelsest tuletatud sõnu ja sõnavorme. Kuidas satuvad inglitsismid eesti keelde? Peamiselt ingliskeelsest meediast ja sotsiaalmeediast kui ka teadusest, mida siis noored palju tarbivad. Meie jaoks probleem on see, et Eesti pole kunagi suur maailmajõud, mis tähendab, et riigi püsimiseks on vaja ühtset rahvast. Selle tagab meile ühtne kultuur ja keel, mis on inglise keele laialdase leviku tõttu suures ohus. Me eelistame maailma, kus selliseid arenguid ei ole, kus eesti keelt ohustab kiire inglise keele pealevool. Ja me näeme, et me oleme võitnud selle väitluse, kui me tõestame, et inglise keele laialdane levik toob ühiskonnale rohkem kahju kui kasu ja halvendab tervikliku ühiskonna heaolu. Nii, nüüd liukseda siis meie esimese argumendi juurde, mis on kultuuri hävimine. Eesti keel on rohkem kui lihtsalt suhtlusvahend. See on hoidla rahva ajaloole, traditsioonidele ja kultuurilistele väljendusvormidele. Inglise keele ülekaalukas mõju, mida on kiirendanud globaliseerumine ja digitaalajastu, ohustab eesti keele säilimist väga mitmel moel. Esiteks, keelekasutus. Kui inglise keel muutub üha vajalikumaks karjääri eduks, kõrghariduseks ja tehnoloogiliste uuenduste kasutamiseks, peab noorel põlvkond leidma üha vähem stiimuleid eesti keele igapäevaseks kasutamiseks. See keele eelistuse nihkumine kahandab järk-järgult emakeele kõnelejate baasi. Miks me sellest hoolime? Keel on oluline kultuurilise järjepidevuse jaoks. Kui eesti keele kasutamine väheneb, katkeb kultuuriliste ja traditsioonide edasikandmine ühelt põlvkonnalt teisele. Ilma keeleta, milles neid väljendada, on paljud kultuurilised peensused ja ajaloolised kontekstid kadumisohus. Kuidas see juhtub? Inglise keele levik loob laiema kultuurilise homogeniseerumise probleemi. See nähtus pole ainulaadne ainult Eestis, vaid tuntakse ka teistes väiksemates kultuuriruumides üle maailma, kuna globaalne meedia ja suhtlus eelistavad üha enam inglise keelt. Võite vaadata näiteks tatareid Venemaal ja pruuslasi, kes ei ela Tbilisis. Juba praegu on paljud kohalikud kombed, traditsioonid ja väljendid Eestis on väga sügavalt seotud keelega. Kui need väljendid tõlgitakse näiteks inglise keelde või sarnaste fraaside või mõistete kadumine, viia siis selle tähenduse lahjenemiseni. Aja jooksul viib see lahjenemine siis nende unikaalsete kultuuriliste tunnuste kaotamiseni. See juhtub siis sellepärast, et eesti keel ei sobitu inglise keelega ja selle reeglitega. Eesti keelt taheti juba algusest peale panna ju tegelikult germaani keelte reeglite järgi toimima, kuid see lihtsalt ei toiminud ja sellepärast ongi järgib praegu eesti keel siis hoopis soomekeelseid reegleid. Ehk globaalkultuur hakkab arenema kohaliku identiteedi arvelt. Inglise keele domineerimine soodustab ühtlasemat globaalkultuuri, kuid see võib hõlbustada rahvusvahelist suhtlust, toimub see ikkagi kohaliku identiteedi arvelt. Eriti noored eestlased võivad leida end üha enam samastumas globaalse kultuuri trendiga, mitte oma kultuuripärandiga. Nii, mis on selle mõjud? Inglise keele domineerimine Eestis ei ole ainult keeleline küsimus, vaid see on suurem üldse kultuurikriis. See ohustab Eesti kultuuri ainulaadsust ja elujõudu. Kui me jätkame seda teed, riskime mitte ainult eesti keele väljasuremisega, vaid ka rikka kultuuripärandi kaotamisega, mida see kannab. Rahvusliku identiteedi ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks on hädavajalik edendada poliitikat, mis toetab eesti keele kasutamist kõigis avalikes eluvaldkondades, tagades, et see jätkuvalt õitseb inglise keele kõrval. See lähenemine kaitseb meie kultuuripärandit tulevaste põlvkondade jaoks, võimaldades samal ajal meil globaalselt kasvata. Nii, liigume edasi nüüd siis teise argumendi juurde, milleks on lõhestumine. Me esimeses argumendis tõestasime ära, et Eestis, nagu ka paljudes muudes riikides, on inglise keeleoskus sageli edukuse eeldus globaalses tööturul. Kuigi see avab rahvusvahelisi võimalusi, toob inglise keele laiendane nõudmine kaasa majanduslikud erinevused ja sotsiaalse segregatsiooni, tekitades lõhe inglise keelt kõnelejate ja peamiselt eesti keelt kõnelevate inimeste vahel, mis kahjustab ka siis üleüldist ühiskondlikku sidusust. Inglise keele oskus on tihti kõrgemalt tasutud töökohtades nagu IT-s, finantssektoris ja rahvusvahelises kaubanduses kriitiline nõue, mis saab karjäärile ranged piirangud. Tööturg siis jaguneb sektoriteks, mis nõuavad inglise keele oskust ja nendeks, mis seda ei tee, jättes need, kes inglise keelt lihtsalt nii hästi ei valda, nendest võimalustest ilma. See mõjutab eriti madalama sotsiaalmajandusliku taustaga inimesi, kes ei pruugi olla saanud siis võrdset ligipääsu inglise keele õppele, süvendades majanduslikku erinevusi. Inglise keele oskus mõjutab ka haridusvõimalusi,
kus kõrgkooli kursusi, eriti mingites prestiižsetes valdkondades, pakutakse üha enam inglise keeles. See piirab vähem oskuslike inglise keele kõnelejaid, takistades nende hariduslikku ja professionaalseid võimalusi ning jätkates seda majanduslikku ebasoodustuse tsüklit. Näiteks kui ma omandaks keskkoolihariduse klubis, jääks mul see inglise keele kõrge tase omandamata. Võrdluspunkt seisneb aga selles, et meie maailmas ma saaks ikkagi minna eestikeelset kõrgharidust lihtsamini omandama. Majanduslikud lõhed, mida inglise keel oskus tekitab, levivad ka kogukonna sotsiaalsetesse kangasse. Siis kogukonnad jagunevad keelelistel alustel, kus inglise keelt kõnelevad inimesed siis asuvad tihti linnalistes piirkondades, samas kui inglise keelt kõnelevad asuvad linnalistes piirkondades, kui eesti keelt kõnelevad rohkem maapiirkondades või vähem jõukates linnapiirkondades. Keeleline lõhe õõnestab sotsiaalset sidusust, vähendades erinevate rühmade vahelist suhtlust ja suurendades ühiskondlikku killustumist. Miks on tähtis? Inglise keele oskuse nõue loob Eestis olulise majandusliku ja sotsiaalse lõhed. Need mitte ainult ei süvenda ebavõrdsust, vaid õõnestavad ka kõige raskemat eluoludega kogukondade sidusust. Ühiskonna kaasavamaks muutmiseks on oluline ümber mõelda inglise keele rõhuaste professionaalsetes ja akadeemilistes seadmetes ning edendada poliitikat, mis tagab kõigile võrdsed võimalused edu saavutamiseks ja integreerumiseks Eesti ühiskonda. Aitäh! Tiba liigutada. Tere auväärt kohtuniku kaasväited oma kõnes ma kõigepealt ja kuulajad ka. Oma kõnes ma kõigepealt siis natukene räägin siis ehituse raamist, siis teeme need ümberlükked ja räägin meie kahest esimesest argumendist. Esiteks me nõustume nende siis definitsioonidega, samuti nõustume ka kriteeriumiga ja siis see, kus nad seletasid, et kust see inglise keele levik tuleb, me näeme, et sellega me nõustume ka. Nüüd aga üks asi, mis siis tegelikult meie ja jaotuse siis raamis erineb on see, et jaotus püstitas siia väitlusesse probleemi. Me näeme, et see ei ole tegelikult plaani väitlus, siin väitluses meil tegelikult ju ei ole vaja seda probleemi, sellepärast, et miks püstitada probleemi, kui me päriselt teda tegelikult kuidagi ei lahenda. Me näeme, et siis see on meie erinevus. Ning me näeme, et me peame teile siis tõestama, et tegelikult see kasu, mis tuleb inglise keele levikust, siis on kokkuvõttes suurem ikkagi kui kahju. Nüüd räägime ümberlüketest. Esiteks, need esimene argument rääkis sellest, kuidas me mingi kultuur nüüd ilgelt hävineb ja kuidas me tegelikult oleme mingi ohustatud ja kõik on mingi üli halba. Me näeme, et mitte kunagi meil teki tegelikult, selle argumendi eeldus on see, et meie keel päriselt hakkab kaduma. Selle argumendi eeldus on see, et nagu meie eesti keel nii-öelda sureb välja. Me näeme, et sellist asja meil ei saa mitte kunagi tekkida, sellepärast, et meil on süke asi nagu Eesti riik peab reaalselt hoolitsema meie keele säilivuse eest, see on meil põhiseaduses kirjas, mitte kunagi ei teki olukorda, kus päriselt siis keel hakkab niimoodi lihtsalt kaduma, kui meie riik just nagu mingitel muudel põhjustel kokku ei lange. Sellest räägib ka
tegelikult laiemalt meie kolmas argument. Nii et jah, nüüd teine argument rääkis mingist lõhestumisest ja sellest, kuidas nagu inimesi ei võeta enam tööle, sellepärast, et nad ei oska mingi inglise keelt. Me näeme, et tegelikult see, miks näiteks tööandjad tahavad inglise keele rääkijaid on ju endale tööle, selle põhjus ei ole mitte see, et mingi tänava peal kasutatakse slängi. Selle põhjus on see, et inglise keel on nagu reaalselt ärikeel, mida kasutab kogu maailm. See on lihtsalt levinud keel, ning inimesed tahavad seda siis, tahavad inimesi, kes räägivad inglise keelt oma lihtsalt enda nagu töökohtadele, selleks, et nad saaksid suhelda ka välismaailmaga efektiivselt ning lihtsalt. Nüüd liigume esimese argumendi juurde, mis räägib põhimõtteliselt universaalsusest. Näeme, et kui inimesed siis kui inimesed on igapäevaelus ongi siis tihedalt seotud inglise keelega, nii läbi siis meedia kui ka läbi suhtluse, siis mis see toob kaasa on see, et nad lihtsalt hakkavad omastama selle inglise keele. Me näeme, et põhimõtteliselt nagu see sama mehhanism, mille jaotus tõi meile välja. Sest inimesed tarbides siis ingliskeelset meediat ning suheldes inglise keeles saavad siis praktiseerida oma inglise keele oskust ning arendada siis ka kirjutamis- ja lugemisoskust. Ning siis, kui sa näiteks kohtad meedias, kus on hästi palju nagu infot, kui sa kohtad seal mingi sõna, mida sa ennem ei tea, nüüd sa saadki siis näiteks guugeldada ja saad teada nii-öelda siis uue sõna, ehk siis su sõnavära ka laieneb. Me näeme, et see, et sa oskad inglise keelt, see on tegelikult väga hea, sellepärast, et meil praegune maailm on globaliseeruv. Ning siis praeguses globaliseeruvas maailmas annab väga palju sulle inglise oskus. See avab sulle nagu väga palju erinevaid uksi ning sul avanevad nüüd väga suured uued võimalused. Näiteks sa saad internetis efektiivselt suhelda. Sa saad suhelda inimestega, kes elavad näiteks sinust tuhandete kilomeetrite kaugusel, aga kellel on sinuga hästi sarnased huvid. Ehk siis, ja nüüd teil on nagu reaalselt olemas see ühiskeel, milles suhelda, teil on reaalselt võimalik kommunikeerida, te saate siis üksteisega rääkida, saate anda üksteisele infot edasi ning lihtsalt siis kas või siis väljendada oma mõtteid. Me näeme, et see teeb iga inimese või keskmise inimese teeb see väga õnnelikuks, sellepärast, et see inimene saab, tal on nüüd, ma ei tea, välissõbrad, pluss ta saab ka nagu lihtsalt siis jagada näiteks oma mingeid igapäevaelu muresid selle sõbraga. Nüüd teine punkt siin mis peaks rääkima, on siis teenuste tarbimine. Me näeme, et kui sa oskad siis väga laialt või oskad hästi inglise keelt, see annab sulle siis väga suure eelise näiteks teenuseid tarbides. Me näeme, et nagu igasugused, ma ei tea, teenused, näiteks nagu mingid hästi spetsiifilised, ma ei tea, kursused, ma ei tea, mingi mängu loomine, mis iganes on ju, kõik need on inglise keeles, sellepärast, et lihtsalt me näeme, et see inglise keel on nii suur keel ning lihtsalt maailm inimesed teevad siis väga palju siis neid inglisekeelseid kursusi ja kõike seda muud, sellepärast, et inglise keel on keel, milles saavad siis paljud inimesed seda kasutada. Me näeme, et kui ka Eesti inimesed oskavad nüüd rääkida inglise keeles, saavad sellest aru, oskavad sellest suhelda, siis mis juhtub on see, et neil on ka võimalus nüüd neid kursusi võtta, neil on ka võimalus näiteks otsida ka siis ingliskeelset infot ja nii edasi. Ehk siis mis on selle mõju? Me näeme, et inglise keel tegelikult avab Eesti ühiskonna ning selle liikle globaliseerumisele, mis on juba praegu toimunud ja mis toimub ka edasi tulevikus. Ehk siis inglise keele on siis nagu uste avaja põhimõtteliselt inimesele. Nüüd räägime teisest argumendist, mis räägib siis sellest, kuidas inglise keel on eesti keele laiendus ning siis võimaldab suhelda oskuskeeltes ja muudes sellistes asjades. Me näeme, et inglise keel võimaldab väljendada seda, mille väljendamine oleks kohmakas ja kõlaks veidralt eesti keeles. Näiteks lause ma laikisin su minu pilti. Puhtas eesti keeles meil on väga raske väljendada seda mõtet, sest meil lihtsalt ei ole selle jaoks sõnu. Meil lihtsalt ei ole mitte mingit nagu viisi, kuidas seda efektiivselt, kiirelt, lühidalt päriselt väljendada. Ehk siis nüüd, kui me kasutame neid siis ülekandmisi või kasutame siis neid ingliskeelseid laendsõnu, see annab sulle võimaluse päriselt seda teha. See annab sulle siis, sul tekivad need sõnad, mis sul varem ei ole, ja sa saad päriselt suhelda selles keeles efektiivselt, mugavalt, lihtsalt. Näeme, et see teeb ka igapäeva siis elu lihtsamaks ning inimestel on ka väga palju siis toredam olla. Nüüd räägime oskussõnadest teaduses järgis. Me näeme, et hetkel meil on nendega väga niru seis, sest meil ei ole mitte ühtegi nagu entsüklopeediat või mingit sõnastikku, meil pole ka väga nagu võimalik nii palju siis sõnu välja mõelda, sest standardiseeritud omasõnade loomine võtab väga palju vaimseid ja füüsilisi ressursse, mida meil lihtsalt ei ole. Me näeme, et kui me laename inglise keelest, siis see reaalselt parandab selle probleemi ning annab meile reaalselt need sõnad, mida me saame siis kasutada. Ehk siis inimesed hakkavadki mõistma üksteist ühiselt neid termineid, sest see on reaalselt ülemaailmselt levinud, see on nii, ei, ma ei võta praegu. Ja see teeb tegelikult ka inimesele lihtsamaks siis oma mingi uue valdkonnaga tutvust teha või siis, mida siis saada mingite asjade kohta rohkem teada. Nii, väga hea näide sellest on siis nagu päevakauplemine, mis on siis üks investeerimise viisidest ja seotud siis äriga. Me näeme, et seal on väga palju spetsiifilised mõisteid, mille eesti keelde tõlkimine või toomine oleks lihtsalt ebapraktiline ja see ei ole hea mõte. Ehk siis me näeme, nüüd inglise keel annab meile selle võimaluse tuua neid sõnu üle, annab meile võimaluse päriselt kommunikeerida, efektiivselt rääkida üksteisega ning teha väga palju muud. Me näeme, et ilmselgelt on inglise keele laialdane levik toonud meile ikkagi väga palju rohkem kasu kui kahju. Aitäh!
Okei, ma teeksin siis selles kõnes kaks taastugevdust ja siis teeksin ümberlüket vastaste esimesele kahele argumendile ning tooksin sisse ka meie kolmanda argumendi. Esiteks ütlesid nad meie kultuurihävingu argumendi kohta seda, et Eesti riik peab hoolitsema selle eest, et eesti keel püsiks ja nagu ja on loonud mingeid programme ja mingeid asju, et seda arendada. Kui me näeme seda, et see tegelikult just ei ole nii, Eesti Keele Instituut on just minemas seda teed pidi, et meil ei ole mingit nagu, et me lubame väga laialt, et me lubame nagu, et me ei standardiseeri mingit eesti keelt, et me nagu lubame lihtsalt kõike. See tähendab seda, et me kaovad mingid eestikeelsed nagu grammatikareeglid, sellepärast et neid ei jõustata enam nii, nagu neid enne tehti. Lisaks tahab eitus põhimõtteliselt lubada lihtsalt nagu sellist nagu grammatilist korratust, mis just viib eesti keele arengut kaugemale eesti keelest. See tähendab seda, et eesti keele areng hakkab liikuma hoopis inglise keele poole. Siis nad tõid meie teisele argumendile selle vastuse, et tööandjad tahavad seda, et nende töötajad räägiksid inglise keeles, sellepärast et see on ülemaailmselt, et see on nagu ärikeel. Me näeme seda, et põhimõtteliselt nagu kõik tööd siin väga paljudele mingitele töökohtadele on tegelikult sätestatud see inglise keele nõue, kuigi seda ei ole tegelikult vaja. Sul ei ole vaja poemüüjana osata C2 tasemel inglise keelt või sul ei ole vaja osata kõikide tööde puhul mingit ülikõrgel tasemel inglise keelt, aga see on, mida opositsioon enda kaasusega üritab sätestada. Siis ma tooksin nüüd kaks ümberlüket nende argumentidele. Esiteks nende esimene argument, kus nad rääkisid seda, et inimesed saavad arendada enda inglise keele oskust ja et inglise keeles on väga palju ressursse ja et nad saavad tarbida mingeid teenuseid, mingid kursused ja nii edasi. Me näeme seda, et sellised asjad on saadaval ainult inimestele, kes oskavadki nagu kõrgel tasemel inglise keelt. Inimesed, kes lihtsalt ei oska inglise keelt, sellepärast, et neil ei ole olnud mingid ressursse, et seda õppida või neile lihtsalt ei jää keeled külge, nad on olukorras, kus neil on lihtsalt nagu väga palju vähem ressursse ja nad on väga palju halvemal olukorral. Eitus tahab põhimõtteliselt mingit, nad rääkisid ülipalju ka sellest, et see toob uusi ressursse haridusse, kui me näeme seda, et selle arvelt kaob mingi eestikeelse hariduse areng. Siis nende teine argument oli see, et inglise keelega saab väga palju efektiivsemalt suhelda, me ei saa kõiki asju eesti keelde tuua, aga me näeme seda, ning sellepärast me peaksime lubama need mingid laensõnad ja võõrsõnad, kui me näeme seda, et kui me just võtame nendele ingliskeelsetele sõnadele eestikeelset vastet, areneb meie keel väga palju rohkem kui opositsioonimaailmas. Sellepärast, et me tegeleme nagu aktiivsemalt nende mingite sõnade leidmisega ning eesti keele areneb pigem eesti keele poole kui inglise keele poole nagu eituse maailmas. Jah. Siis millist eestikeelset sõnade kasutate sõna käesoleva asemel? No gaasi napitama, loomulikult. Aga see ei ole lihtsalt sellepärast, et sellel ei ole hetkel mingit eestikeelset vastet leiutatud, ei tähenda, et sellele ei või seda leiutada. Me näeme seda, et eesti keeleteadlased tegelikult tegelevad väga aktiivselt mingite uute sõnade leiutamisega ning meil on iga aasta palju uusi, meil on nagu sõnaraamatus väga palju uusi sõnu. Siis ma läheks meie kolmanda argumendi juurde, milleks on siis keeleline imperialism kui kapitalistliku ekspansiooni tööriist. Inglise keele levik on osa globaalsest kapitalistlikust ekspansioonist, mis soodustab majanduslikke huve ning allutab kohalikud kultuurid ja keeled. See on halb ainuüksi sellepärast, et Eesti väikese riigina ei saa kaotada oma ainulaadsust. See on siis 3 mehhanismi. Esiteks, keeleline imperialism mitte ainult ei soodusta kapitalistlikku majanduslikku kontrolli, vaid ka lääne kultuuri ülevõimu. Inglise keele ülekaal kultuurivahetuses ja meedias edendab lääne elustiili, mida tihti esitatakse edukuse ja modernsuse sünonüümina. See põhjustab kohalike kultuuriliste tavade ja väärtuste marginaliseerumise, kus nooremad põlvkonnad hakkavad eelistama läänelike harjumusi ja väärtusi. Kui kohalik kultuur väheneb, suureneb sõltuvus välismaisest kultuurist, mis võib piirata kohalike probleemide ja kogemuse peegeldumist kunstilises kirjelduses. Keskmise inimese jaoks on kultuuri ülioluline, sest see peegeldab ta probleeme ning kujutab ta identiteeti. Teiseks, keeleline standardiseerimine soosib suurkorporatsioonide tooteid ja brände,
muutes need rahvusvaheliselt äratuntavaks ja tarbijatele kättesaadavaks. Kultuuriruum põhjustab nõudluse nihke välismaa toodete poole, mis tõrjub kõrvale kohalikud konkurendid ja piirab kohaliku majanduse arenguvõimalusi. Miks on see halb? Eesti on väga väike riik ja hetkel, kui kohalikud brändid saavad vähem tähelepanu ja neid tarbitakse vähem, hakkab raha liikuma riigist välja, sellepärast, et nendel globaalsetel monopolidel on väga palju rohkem ressursse, et end reklaamida, mis tähendab seda, et nende tulekuga Eesti turule on neil lihtsalt nagu väga palju suurem nagu turu, on neil väga palju suuremad võimalused. Siis kolmandaks, inglise keele oskuse nõue tööturul võib eelistada neid, kes on keelt koolis või välismaal õppinud, kes on sageli rohkem privilegeeritud klassidest. See võib marginaliseerida kohalikku tööjõudu, kellel puuduvad ressursid või võimalused inglise keele omandamiseks. See suurendab klassilõhesid ja tugevdab sotsiaalset ebavõrdsust, kuna inglise keele oskajad saavad juurdepääsu parematele töökohtadele ja majanduslike võimalusele, jättes vähem haritud ja madalamate sotsiaalsete klassikihtide inimesed haavatavasse olukorda, ja me rääkisime sellest väga palju ka meie teises argumendis. Siin on siis 3 mõju. Esiteks, läänelikud väärtused meedias ja kultuurivahetuses põhjustavad kohalike tavade ja väärtuste taandumist, vähendades põlvkondade vahelist sidusust ja kultuurilist rikkust. Teiseks, lääne toodete eelistamine surub kõrvale kohalikud ettevõtjad, suunates kapitali riigist välja, ning kolmandaks, inglise keele nõue tööturul seab ebasoodsasse olukorda ressursivaesid inimesed, süvendades klassilõhesid ja piirates sotsiaalset mobiilsust. Aitäh! Okei, austatud kohtunike kaaskuulajad ja siis ka kuulajad. Alguses teen paar ümberlüket. Alustame siis sellest, et räägime sellest kultuurilisest asjast. Esiteks, jaotus ei ole toonud mitte mingit tegelikult mehhanismi, kuidas me jõuame nii drastiliste tagajärgedeni nagu tulevikus jõutakse. Et me räägime sellest, et kõnekeelel on mingi kahju ja siis järsku eesti keel on nagu hävinemas ja mitte keegi enam ei oska seda keelt rääkida. Me ei näe, kuidas te jõuate sellest punktist A punkti B. Ja tegelikult, mis tegelikult toimub, on see, et toimub naturaalne keele areng, ehk siis sõnad, mis piiravad suhtlust, tõrjutakse keelest välja. Ja see on nii-öelda nagu looduslik valik, et need sõnad, mida ei kasutada, tõrjutakse keelest välja ja nende asemel tulevad mingid teised sõnad. Kuid see ei tähenda ilmtingimata seda, või mitte kuidagi ei tähenda seda, et inglise keel kuidagi võtab üle eestikeelse rolli. Ei, me võtame eesti keelelt üle need sõnad, mida vajatakse ja selline nagu laialt, me ei võta nagu inglise keel ei võta eesti keele kohta, see lihtsalt täiendab seda, nagu me oleme tegelikult toonud välja ka teises argumendis. Nii, räägime ka siis nende teisest argumendist, milleks oli see inglise keele oskus on siis vajalik inimesele. Me juba tõime välja selle, et tegelikult see, miks on siis see inglise keele oskus vajalik, on seotud sellega, et inglise keel on praegu nagu lingua franca ja see on ärikeel maailmas. See ei ole mitte kuidagi seotud sellega, et inglise keel kuidagi laialt levib Eestis läbi slängi, nende väljendite, läbi kõige selle. See ei ole sellega seotud. Ja see, et te rääkisite mingit juttu, et meie paneme poemüüjatele peale C2 nõude, seda ei juhtu. Sellepärast, et esiteks meil on Keeleamet,
kes tegelikult reguleerib ja ka karistab tööandjaid, kes on nagu panevad peale mingeid absurdseid kohustusi ametitele, kus seda ei ole vaja, näiteks poemüüja. Ehk siis ja tegelikult nagu see on üldse absurdne, mitte keegi mitte kunagi ei küsiks sellist asja poemüüjalt, see on pigem nendes ärialades, kus on vaja suhelda välismaailmaga ja me näeme, et see on täiesti ratsionaalne, et seal seda küsitakse, kuna me elame ikkagi sellises ajastus, on ju. Nii. Ja, räägime siis veel natukene ka sellest kultuurist, just seda tänapäeva, et te ei ole suutnud ära tõsta, et tulevikus ei tule kahju, aga räägime ka sellest, et kohe praegu ei ole ka kahju. Ja toome esiteks siis sellepärast, et me näeme, et praeguses maailmas on tegelikult eesti keel ja selle nagu populaarsus ja eesti kultuuri populaarsus parem kui kunagi varem. Ja meil on näiteks laulupidade näide, kus iga aastaga või iga selle korraga tuleb aina rohkem inimesi ja rohkem inimesi. Ja siis ka sellest lähemalt siis ka kolmandas argumendis, miks see kultuur tegelikult võib tulla just selle inglise keele kasutuse mõju pärast. Ehk siis see kultuuri jutt ei ole üldse tõsi. Nii. Aga siis räägime ka siis meie argumentidest. Nad proovisid ümber lükata seda universaalset argumenti, kuid nad tegelikult ei toonud välja siis, miks need inimesed ei saa neid võimalusi selles maailmas. Miks nad ei saa võimalusi näiteks siis kõik, mis me välja tõime, see teenuseid tarbida. Ja? Me näeme ka, kus seda kõrget inglise keele tasat nõutakse, on väga hästi tasustatud. Mis tähendab, et inimesed, kes lihtsalt ei oska inglise keelt, jäävad ilma nendest tööaladest, ükskõik kui kvalifitseeritud nad võivad olla. Need inimesed, kes on kõrgelt kvalifitseeritud, niikuinii oskavad inglise keelt, sest nad õpivad seda kõik koolis ja nad on saanud kõrghariduse ja nad on ülikoolis õppinud ärikeelt. Sest kui sa lähed tööle sinna äripositsioonile, siis see on sinust nõutud, et sa oskad seda inglise keelt. See ei ole mitte kuidagi seotud selle slängi ja selle kõige sellega. See on täiesti selle väitlusest kõrval. Sellepärast, et meie räägime siin inglise keele kasutusest siis kõnekeelest ja siis selle kasudest maailmale. Nii, ja siis teises argumendis lahendusest eesti keelele, siis ma tegelikult tõestasin poiga, et see, et me loome eesti keeles sõnu, ei ole lahendus. Te ei tea, mis siis on gaslighting eesti keeles, sest mitte keegi ei kasuta seda. Ja see ongi see probleem, et me tahame, et infot kõige paremini edasi anda, kuid siis, kui inimesed ei kasuta neid mõisteid, siis seda ei ole võimalik teha. Nii, ja siis selle imperialismi kohta, et meie meelest see on üldse absurd, sellepärast, et see on lihtsalt globaliseerumise mõju ja see ei ole mingi keelele levikus tungitud. Nüüd, keel levib, inimesed räägivad inglise keeles ja sellepärast mingi läänemaailm peaks meid mingi valutama või me peaks annekteerima meid. Ei, sellist asja ei juhtu. See on ülepingutatud mõju ja nii, seda ei juhtu sellepärast, et ikkagi eesti keel jääb püsima meie maailmas. Ja räägime ka, kuidas see keel siis jääb püsima meie kolmas argumendis kohe praegu. Inglise keel on tegelikult tõstatanud eesti keele säilitamise debatti Eesti ühiskonnas. Eesti riik hoolib väga eesti keelest. See väljendub juba sellest, et Eesti riik on üles seatud kui rahvusriik ja seega on eesti keel osa Eesti rahvusest. See tähendab, et kohe, kui hakkas levima üleilmastumine interneti ja muu sellise mõjul, siis tegelikult Eesti Keele Instituut võttis selle kohe ette kui tõsise probleemi ja praegu on eesti keele säilitamine nagu väga tähtis osa. Muide, sellest sõnaveebist üks sõna ka. See sõnaveeb, mida te mainisite kiiresti, et Eesti Keele Instituut justkui teeb keelt hullemaks, see oli üks skandaal, mis oli, ja praegu Eesti Keele Instituut kaevati kohtusse ja nüüd see nagu lahendati. Ehk siis see ei ole enam probleem, see oli üks apsakas, mis juhtus, aga see ei ole kuidagi seotud selle suurema pildiga, ja suurem pilt on see, et tegelikult see inglise keele kasutus on pööranud inimeste tähelepanu eesti keelele läbi selle, et inimesed on siis muutunud hoolivamaks eesti keele vastu ja on korraldatud väga palju üritusi eesti keele nagu sõnade loomiseks, eesti keele väärtustamiseks ja säilitamiseks ja samuti nagu ilmastumine on üldiselt pööranud inimeste tähelepanu sellele nende enda väikesele armsale keele. Kuid sellest tähtsam punkt on see, et see on sundinud eesti keelt arenema. Näiteks kui me vaatame sõnaraamatuid, siis iga aastaga on väga palju lisatud juurde uusi sõnu ja EKI on nagu väga palju vaevanud selle nimel, et see keel püsiks aega kaasas, sellepärast, et nad kardavad, et siis, kui meie keel kaasas ei püsi, siis sellele tulevad halvad mõjud. Ehk siis niipea, kui see väärtus hakkab inimeste silmis langema, siis kui see keel ei arene ja siis, kui ei toimu mitte mingeid muutuseid keeles, on see, kus tõeliselt tuleb see kahju kultuurile. Sellepärast, et siis inimesed ei väärtusta enam eesti keelt, nad enam ei räägi nagu, nad enam ei pea seda nii tähtsaks põhimõtteliselt. See on see point. Jah, aitäh kuulamast!
Kogu väitluse jooksul oleme siis näinud 3 põrkepunkti, mis on käinud edasi-tagasi jaotuse ja eituse vahel. Alustaksime siis arusaadavast kultuurist, mille peale mõlemad pooled nõustusid, et kultuur on Eestis hästi-hästi oluline. Nii. Siis sellest ka hiljemalt räägime siis lähemalt jaotusena kultuuri kahju või mis juhtub kultuuriga siis, kui inglise keel Eestis levib. Nii. Siis teine punkt, mille üle me väitlesime, oli ebavõrdsus. Mis juhtub siis, kui inglise keel hakkab Eestis niimoodi levima ja argikeelde niimoodi sisse tulema ja üldse eesti keel nagu keelde sisendama niimoodi, et see muudab ebavõrdseks meie ühiskonna. Nii. Ja viimaseks põrkepunktiks, mis siis käis edasi-tagasi, oli siis majandus. Alustades siis kultuuripunktist, see, et inglise keel, et kui hakatakse laiaulatuslikult kasutama uut sõnavara inglise keelest, tooma seda eesti keelde ja selle asemel siis nii-öelda hetkeks kas peatudes või üleüldse lõpetades eestikeelsete uute sõnade loomise, viib lihtsalt lõpuks selleni, et eesti keel paratamatult sureb välja. Nüüd, ma tahaksin selle pealt natukene nüüd edasi jõuda. Nagu me mainisime oma esimeses argumendis, oli inglise keelel on hiiglaslik prestiiž. On näha, et inimesed, kes oskavad inglise keelt hästi, neil õnnestub teha äri ja neil õnnestub elada hästi. Võtame inimesed, kes on kuskil Ameerikas. Nendel inimestel, kes seal inglise keelt kõnelevad, on hiiglaslikud firmad või hästi suured sissetulekud. Ja siis nüüd võtame inimese, kes näeb, et tema õpib eesti keelt ja temal ei tule nii suured kasumid. Ja see, kui ta tuleb, siis tema hetkel ei mõtle sellise asja peale. Meil on oluline see, et inimene, kes räägib ainult eesti keelt, näeb seda suurt massi inglasi või ameeriklasi, kes siis nii-öelda kes räägivad inglise keelt ja on saavutanud suured tulud kuskil mingisugusel alal. Nii, siis mis selleni viib? Inimesed Eestis leiavad, et inglise keel on justkui selline asi, mida nad peaksid nagu oskama selleks, et nad saaksid elus õnnestuda. See tähendab seda, et Eesti inimesed lõpetavad eesti keele väärtustamise lihtsalt sellepärast, et nad näevad, et inglise keel on nii-öelda nagu palju nagu prestiižem ja palju nagu sellisem, mida räägivad need ägedad inimesed, kes teenivad hästi palju raha, eks ole. Ja siis jah, see põhimõtteliselt võtab kokku selle, miks eesti keelele need inglise keele sisse tulevad sõnad on nii kahjulikud. Nii. Siis järgmiseks punktiks, mis meile jäi, oli siis ebavõrdsus. Nüüd eituse maailm eeldab, et igal inimesel on justkui võimalik õppida ära inglise keelt, kuna see on nagu nii lihtne keel, eks ole. Nii. Siinkohal tahaksime me mainida, et inglise keel ei ole nii lihtne keel, kui see tundub. Olgugi, et see on üks lihtsamate keelte seas, mida Eestis õppida, siis see pole naturaalne, see keelelevik pole Eestis naturaalne. Eesti pole nagu lähiskonnas ühestki keelest, mis nagu ise räägiks inglise keelt. Ainuke asi, mille pärast inglise keel päriselt Eestis levinud on see, et välismaa meedia tuleb Eestisse ja levitab siis siin enda ka uudiseid ja nii edasi enda keeles. Ainuke põhjus, mille pärast inglise keel Eestis on populaarne, ongi just meedia nagu kajastus. Nii. Siis nüüd tekibki see koht, kus linnastunud alades, kus inimestel on, kus tihti kogunevad siis need massid, kes räägivad inglise keelt välismaalt, sest seal on tavaliselt kõige suuremad tulud, kus midagi teenida, õpivad kõige rohkem ära inglise keeles, sest seal on see kõige olulisem. Nüüd, kui Eestis peaks juhtuma selline olukord, kus inglise keel muutub selliseks osaks, mis on nagu hästi kasulik ja mille tõttu siis nagu saab hästi palju häid töökohti linnas, siis võib juhtuda niimoodi, et inglise keel muutub selliseks keskseks punktiks töökohtade või inimeste palkamisel. Mida see tähendab? Kui meil on nüüd inimene, kes elab kuskil X kohas, mida on Eestis hästi-hästi palju, me ei räägi sellistest kohtadest nagu Tallinn, Tartu või Pärnu, me räägime sellised väiksed nagu asulad Eesti keskel, mida on hästi-hästi palju tegelikult. Kõik need kohad, mis kaardi peal on tavaliselt katatud suure rohelisega ja kus pole suurt märki pealkirjas Tallinn või Pärnu, on tavaliselt asustatud üle 100 mingisuguse väikse talu või asulaga, kus elab kokku mingi üle 10 000 inimese selle väikse alade pealt. Nii, siis nüüd need kõik inimesed, kes nendes väikestes asulates on, nemad ei puutu kokku inglise keelega nii tihti ja nendel seal koha peal ei muudeta seda nii suureks nii-öelda nagu punktiks, mis oleks neile oluline. Versus siis see, kes linnas on ja temal õpetatakse siis inglise keelt juba koolist saati ja väga-väga heal tasemel, sellepärast siis see inglise keel muutub Eestis järjest olulisemaks. Nii, jah. Kas te tahate öelda, et maakoolides ei õpetate inglise keelt?
C1 tasemeni gümnaasiumis. Nii, me ei väida seda, aga mida me väidame, on see, et maakoolides mingis punktis muutub inglise keel nii oluliseks, et nad peavad hakkama õpetama isegi kesklinnas nagu suurema taseme inglise keelt. Väikese taseme inglise keelega on selline lugu, et kui see muutub Eestis nagu keskseks osaks, selleks C1 inglise keelest mingist hetkest enam ei piisa ja kuna meil on väikene õpetajate puudus, siis mida üritatakse hetkel lahendada, õpetajad väikestes maakohtades, kus nad teenivad vähem kui linnas, nagu nad neid ei saa välja õpetada igat ühte selleks, et nad õpetaksid kõrgemal tasemel inglise keelt, mis muutub vajalikuks. Viimaseks põrkepunktiks, mis meile jäi, oli majandus, mille Jaatus üpris kindlasti võitis siin väikluses, sellepärast, et Jaatus ütleb, et meie majandus saab kahju ainult sellepärast, sest välismaalt, peamiselt läänest, tulevad tooted Eestisse, mida siin müüakse brändi nimede all, mis on välismaalt ja need hõlmavad ja võtavad üle, hõivavad siis need kohad, mis on siis nii-öelda Eesti produktidel, nagu näiteks meil ongi, inimesed ostavad rohkem välismaist toodet, kuna neil on lihtsalt rohkem raha, et ennast brändida. Nii. Ja siis kõiki neid põrkepunkte arvesse võttes arves kultuuri, majandust ja ebavõrdsust, leiame meie, et inglise keele levik Eestis toob rohkem kahju kui kasu. Aitäh! Võib alustada. Austatud kohtunikud ja vastastiim, oma kõnes ma räägin 3 peamisest põrkepunktist, mis üllataval kombel on väga sarnased vastastiimiga. Seejärel selle jooksul teen ümberlükkeid, vajadusel täiendan meie argumente ning lõpetuseks teen väikese kokkuvõtte meie argumentidest ja miks meie tegelikult võitsime. Esiteks, esimene põrkepunkt on, kas kultuur kaob. Vastastiim on rõhunud, et meie kultuur hakkab kaduma. Ometi tõime oma 3. argumendis välja väga selge põhjuse, miks see ei kao. Et just miks tänu sellele, et see inglise keel on levima hakanud, on meil organisatsioonid Eestis nagu Keeleamet ja Eesti Keele Instituut, mis igapäevaselt töötavad selle poole, et seda ei juhtuks. Ilma selleta ei oleks meil seda. Ilma inglise keele arenguta ei oleks meil selliseid organisatsioone nii palju rahastatud, meil ei oleks selliseid olukordi, kus keelt aktiivselt üritatakse arendada, luues uusi oskussõnu, nagu hiljuti võib-olla kõik te teate, sõna taristu. See oli infrastruktuur, mis oli ilmselge laen sõna põhiliselt inglise keelest. See võeti eesti keelde selle jaoks, et meil ei tekiks olukorda, kus inimene arvaks, et eesti keel on kasutu. Just tänu sellele, et inglise keel levib, tekib meil uus ja parem maailm. Vastastiim ei ole aga taas tugevdanud oma kultuuri argumenti, mis meie lükkasime oma teises kõnes ümber. Nii, jõuame sellega ka teise põrkepunktini, mis on siis, et kas see, et släng levib, mõjutab tegelikult kellegi töövõimalusi. Pange tähele, et vastaste maailm on ehitatud üles ideele, et kui mina ebaõnnestun oma matemaatikaeksami, riigieksami, siis mina peaksin ikkagi saama finantsalale tööle. Nemad on öelnud, et aga mõned ei oska võib-olla inglise keelt, aga sama hästi võib öelda, et aga mõned ei oska matemaatikat. See on naturaalne õppimisosi, meil on Eesti koolides see minu teada isegi kohustuslik ja enamus kool õpetavad selle C1 tasemeni gümnaasiumi lõpus. Öelda, et mõned inimesed ei oska ja seetõttu nad ei saa tööd, on ebaadekvaatne näide meie maailmast, sest see on see, kuidas meie maailm töötab, kui teie ei tegele puhta anarhokommunismiga. See on nali, see oli nali, see on vägagi suur nali. Aga lähme sealt juurde, et
meie maailmas on see, et need inimesed, kes oskavad inglise keelt, saavad neid võimalusi ka välismaailmas. See, et meie tänavatel ja kõikjal mujal osatakse mingil määral seda slängi, see on see tunnetus, mida sul on vaja. Sul on vaja seda keeletunnetust. Me näeme, et vanemad äriinimesed räägivad kas tugeva aktsendiga või nagu eestipärase inglise keelega. Ometi noored õpilased, kes on, või noored äriinimesed või üldse kõik, kes inglise keeles räägivad, oskavad parema suhtlusvormiga rääkida inglise keelt. See on sellest, et nemad on harjunud ka selle keelevormiga. Ning võimegi sealt ju, ja selle tulemusel vastasmaailm võtab ainult neid ebamugavusi nendelt, kes oskavad. Need, kes on pingutanud, et õppida ära inglise keel, saavad vastasmaailmas, tegelikult nii-öelda vastasmaailmas kahju, kui me ütleme, et see on toonud rohkem kahju selle tõttu ja nad väidavad, et see on kasu. Nad pühenduvad neile, kes ei ole õppinud seda ise ära, kuigi see on meil juba antud võimalus. Nii, ja sealt liigume edasi 3. põrkepunktini, mis on siis tegelikult, et kas keel ka kaob. Meie 3. argument rääkis ka sellest uuesti, tuleme tagasi 3. argumendi juurde, mis rääkis sellest, et meil on aktiivselt neid sõnu juures. Keel ei saa kaduda ja samamoodi ei saa kaduda kultuur. Ja seal selle juures tähendab seda, et tänu sellele keelekadu, kui tänu sellele, et meil ei kao keelt, kehtib meie esimene ka põrkepunkt, mis on ka see, et kultuur selle tulemusel kaob. Ja meil on imeline näide sellest, on see, et meil viimasel üldlaulupeal tuli rekordarv noori. See on nii hea asi, mis see näitab, et meie kultuur on tõusmas. See on potentsiaal, mida me saame ära kasutada tänu sellele, et meil on need organisatsioonid, riigiorganid nagu Keeleamet. Jah. Me näeme seda, et see põhjus, miks seal oli rekordarv noori, ei ole see, et Eesti kultuur oleks noorte seas ülipopulaarne, see, et see oli laulupeo 150. aastapäev. No, siis toome üle-eelmise laulupeo, mis oli enne seda ka väga suure potentsiaaliga. Vabandage, aga see näitab seda, et tegelikult meie noori ikkagi huvitab kultuur, see ei hakka kaduma, mida vastastiim on meile nii pikalt rõhunud. Ja nüüd teeme väikese teise selle põrkepunkti täienduse, et me tõime välja ka, et ärikeel ei ole slängikeel, mida vastased on rääkinud. Meie suur argument oli see, et tänu sellele, et sa õpid slängi keeles selle tunnetus ära, aga mitte seda, et nüüd inimene õpib terve keele ära. See on ikkagi koolitöö ja meil on ülikoolides ärikeele kursused. See on suur osa meie ühiskonnast, mis näitab seda, et õppimine on tähtsam kui see, et sa tänaval teed. Ja nüüd jõuame selleni, et vastaste 3. argumendil ei olnud tegelikult mingit mehhanismi. Nad ütlesid, et meil tulevad kapitalistlikud suurkorporatsioonid võtma üle, et Nestli äri tuleb ja võtab kogu riigi raha põhiliselt. Aga tooksin välja, et kuidas mõjutab see, et meie tänaval Juku ütleb oma sõbrale, et tema on Sigma Riisler, tähendab seda, et nüüd tuleb suurkorporatsioon nagu Coca-Cola ja võtab meie rahva raha ära ja varastab meie kultuuri. See ei ole ju nii. See ilmselgelt ei ole. Me räägime slängist, mis ei ole meie mis on täiesti ebaadekvaatne. Nende kõik argumendid on langenud selle all ja meie oleme näidanud ära, et meil on kasud. Meil tuleb parem keel, meil tuleb laiendus, meil on inimesed saavad tänu sellele kasutusele hakkama ka ärialadel, ka Eestis ning see on universaalsem. Inimesed saavad ka selle tunnetuse järgi rääkida teiste maailma riikidega. See on ainult positiivne, sest vastaste näited on ebaadekvaatseks muutunud siin väitluses. Aitäh!
jälle, kallis paneel, vaadake see, mida jaotus on siin, see, mida jaotus on siin terve väitluse teinud, on see, et nad on reaalselt suhutanud ning gaasi keeranud teid arvama, et reaalselt inglise keel on toonud päriselt kahju. Nüüd oma kõnes ma räägingi sellest, miks päriselt nii ei ole ja siis põhimõtteliselt teen ka kokkuvõtte sellest väitlusest. Esiteks räägime siis nende esimest argumendist, mis põhimõtteliselt rääkis kultuurilisest tähtsust. Me näeme, et nad tegelikult ei toonud meile mitte kunagi mehhanismi, miks päriselt nende mõju kunagi nagu juhtub. Nad paisutasid selle mõju nagu väga-väga üle, rääkisid, et meie kultuur kõik kaob, me kõik sureme nii-öelda välja, mida iganes, kuigi nad tegelikult ei toonud mehhanismi, miks ikkagi selline suur drastiline nagu kahju sellest tekib. Me näeme, et see on siis üks asi, mis läks valesti. Jällegi siis me lükkasime selle esimese argumendi mitu korda ümber, siis rääkides teile sellest, et tegelikult meil on nii-öelda siis agendid, kes kaitsevad seda eesti keele säilimist ning tegelikult ka seda, et inimesed siis igatahes. Me näitasime teile mitu korda, miks tegelikult ikkagi see esimene argument nüüd ei püsi ja nad ei ole ka seda tegelikult päris taas tugevdanud, toonud mingid lisamehhanisme, me näeme, et tegelikult see argument ilmselgelt neil ei püsi, juba nad kaotavad selle punkti. Ja teine argument rääkis lõhestumisest, mis rääkis sellest et mingi inglise keeles meil tekivad lõhestumisid, et meil on nüüd vaja seda ilgelt palju selleks, et ma ei tea, tööle saada. Näeme, et jällegi see nii ei ole, meil on inglise keelt vaja, sest inglise keelt on tööle saamiseks vaja sellepärast, et see on ärikeel, mitte sellepärast, et see on släng. Me näeme, et nad lähevad teemast siin kõrvale, see ei ole otseselt selle teemasi. Nad ei olnud ka tegelikult päriselt mingeid mõjusid või häid mehhanisme sellel argumendil ning me siis lükkasime selle jällegi mitu korda ümber. Siis räägime meie esimest argumendist. Me rääkisime teile väga pikalt sellest tegelikult, miks inimesed ikkagi saavad kasu sellest ja miks see inglise keel tekitab meile siis universaalsuse. Nad ei toonud sellele nagu mitte ühtegi päriselt adekvaatset vastust. Nad küll nagu lükkasid seal mingeid nagu väikeseid siis detaile ümber, kuid mitte nagu siis seda argumendi põhipunkti. Sama siis kehtib meie teise argumendiga. Siis nüüd räägime siis nende kolmandast argumendist. Nad rääkisid mingi kapitalismist ja sellest, kuidas nüüd meie inimesed põhimõtteliselt siis et inimestel tekivad mingi ebaausad, siis mingi tööle võtmised ja nii edasi. Me näeme, et sellist asja ilmselgelt meil ei teki, sellepärast et tegelikult lihtsalt me näeme pole vahet. Igatahes nad rääkisid meile sellest, et mingi inglise keelt on raske õppida. Ja me näeme, et tegelikult, kui nad ütlevad seda, siis nad otseses mõttes räägivad enda kasu selle vastu. Nad räägivad meile sellest, kuidas kõik inimesed oskavad seda inglise keelt ning sellepärast, et nad oskavad seda, siis nüüd meil tekib mõju eesti keelele. Näeme, et sa ei saa rääkida mõlemast asjast korraga, nagu reaalselt teadus peab siis valima ühe, mida nad üritavad siis nagu päriselt rannida, nad ei saa mõlemat nagu siis öelda. Me näeme, jah, see on see koht, kus nad rääkisid siis endale vastu. Nüüd siis, mis oli meie kolmas argument? Me rääkisime oma kolmandas argumendist teile sellest, kuidas inimesed reaalselt hakkavad just selle inglise keele leviku pärast väärtustama eesti keelt ning ka riik hakkab siis tegema kõik endast võimalikku selleks, et seda eesti keelt säilitada. Näeme, et nad ei lükanud seda kunagi ümber, nad ei rääkinud meile päriselt, miks sellist asja ei tekis, sellepärast, et seda lihtsalt ei olegi võimalik ümber lükata, see on asi, mis meil toimub niikuinii. Me näeme, et see on üks kasu, mis on tekkinud meil ainult sellepärast, et inglise keel on laialt levinud. Ilmselgelt on eitusele väitluse võitnud ning me näeme, et tegelikult meie maailmas on väga palju kasusid, mida jaotuse maailmas lihtsalt ei ole. Aitäh! Okei, 3, 2, 1.
Eetos ei taju ja ei tunnista tegelikult seda, mis on otse nende silme ees. Seda, et inglise keele kasutuse laialdane levik toob rohkem kahju kui kasu. Me oleme kuulnud nende poolt hästi palju juttu sellest, kuidas inglise keel on tegelikult nii kasulik ja nii tore, sellepärast et sa avab mingeid uksi ja siis areneb nagu mingi keel ja nii edasi, on ju. Aga tegelikult me näeme, et need uksed, mis nad räägivad, et need avavad, nagu see majanduslikult poolelt nüüd, millest nad tõid, nad ei ole mitte kunagi selgitanud seda, kui suures mastaabis on tegelikult see nagu majanduslik kasu, mis nad saavad. Kas me räägime sellest, et nagu me siis pürgime sinna nagu top 5 kõige rikkama Euroopa riigi hulka või me saame ehitada mingi uue maantee, on ju. Meie näeme, et nagu me ei pürgi tegelikult sinna Euroopa top 5 kõige rikkama riigi hulka, vaid me jäämegi sinna tasandile, kus siis me saame võib-olla ehitada selle uue maantee. Kuid me ei näe, et see nagu kasu, mis me sealt saame nüüd, kaalub üle selle, kuidas meie keel hakkab nii-öelda kaduma, kuidas sinna tulevad mingid kõik need uued sõnad ja kuidas me ohustab ka meie kultuuri. Nüüd, nad rääkisid hästi pikalt ka sellest, kuidas tegelikult see ei ohusta kultuuri ja keele kao ja nii edasi, nii edasi. Aga me oleme 3 korda juba teinud taastugevdusi oma esimesele argumendile selle kultuuri kadumise kohta ja see ikkagi seisab sellepärast, et nagu nad rääkisid, siis nad tahavadki tuua siis nagu mingi neid, nad tahavad ära kaotada siis neid nii-öelda sõnu, mis jäävad inimestele ette, mis ei ole nagu mugavad neid kasutada, et siis neil on ebapraktiline nagu tuua mingid väljendid, nii et nad toovad need lihtsalt inglise keelest. Ja need ebapraktilised väljendid ja sõnad ongi just need, mis on seotud mingisuguse kultuuriga. Nii et nüüd, kui neile tuua mingisugused nii-öelda toortõlked või midagi, siis see on täpselt meie, nagu meie esimeses argumendis, nad hakkavad lahjenema ja nad kaotavad oma tegeliku mõtte. Nii et nad sellega lihtsalt veel rohkem tõestasid meie argumenti. Ja isegi kui neil on ka see kultuur, neil on ka ikkagi mingisugune eesti keel, siis me näeme, et meie maailmas just selle arvelt, et meil on see nagu puhtam keel ja kõik need nagu väljendid nagu puhtamalt olemas, meil on kindlasti rohkem seda kultuuri, mis siis hoiab ühtsena meie riiki. Siis nad rääkisid ka veel sellest, kuidas mingi Eesti Keele Instituut tegelikult töötab sellega nagu väga palju, on ju. Aga nagu me näeme, siis Eesti Keele Instituut on just see, mis praegu ütleb, et toome siis just juurde rohkem neid sõnu just inglise keelest, nii et jah, me näeme, et tegelikult sellega niimoodi ei tegeleta. Nii, siis meie maailmas meil on majanduslikud kasud, sellepärast et sotsiaalmeedia, mida inimesed nii palju tarbivad, millest me ka oma nagu raamistus rääkisime, mis nemad nagu väga palju üldse ei puudutanud, sotsiaalmeedia on meie nagu maailmas rohkem eesti keeles, mis tähendab, et seal kajastatakse rohkem eesti tooteid, mis tähendab, et eesti tooteid hakatakse ka rohkem ostma, mis tähendab, et see siis parandab meie majandust. Meil on kultuur ja ühtne keel, sellepärast, et meil on olemas need väljendid, meil on olemas nagu see rahvuslik identiteet, millega saavad ka indiviidid siis nagu samastuda ja meil on nagu ühtne ühiskond, sest meil ei tule lõhesid selle pärast, kes räägib rohkem või vähem inglise keelt. Aitäh!